mis me nüüd peab tegema? Viie asi... Kui me räägiksime nendest poliitilist asjadest teatud järjekorras, et meil on välja antud üks handout, ma ei teagi, mis eesti keeles on, tähendab komitee või peakomitee poolt välja. Siin on kõik need küsimused sees, need on läbi arvutatud, neil on konkreetsed ettepanekud. Me säästaksime kole palju aega, kui me lähtuksime sellest, nendest ettevalmistatud töödest Eestis ja läheksime siis emaks. Mariann. Kõik need küsimused, mis me praegu on arvutanud, need on tegelikult siin, neil on siin teatud määral vastatud. Kaks lihtsalt faktilist märkust paistab, et siin on mitmed inimesed kohal, kes ei ole lugenud neid eelnõu. Ja teine asi oli selle kaaskirjas, mis tuli nende materjalidega kaasa, ütles, et teisi ettepanekuid ei saa kongressi ajal esitada, kuna ei ole aega neid arutada ette, eks ole. Nii et kõik, mis seal toimub, on meil juba käes ja täitsa õigus ja peab kohe selle asja juurde minema. Nii et siin ei saa üllatusi olla, see asi ei ole. Just on Eesti komitee valimiste eeskiri 3. märtsil välja antud. Nii et kui muud aega ei ole, selle peaks nüüd igaüks läbi lugema, siis me teame, millest ja kuidas on. Ma ei tea, kas kõigil on need materjalid olemas, aga minu neid ei ole. Meil on natukene siin jagada. Me üritasime neid teha külaliselt, et siin peab kahjuks jagada. Siiski nüüd, praktilisuse valda absoluutselt konkreetselt sisse. Sven, kas sa oled nõus olema üks kaasautoritest neid, sest et siin on vaja enne kui meie külalised, enne kui Rootsi organisatsioonide esindajad on õhtul koju lähevad, oleks vaja mingisuguse dokumendi lisand, olgu see kas või 5-punktiline. Igatahes, nagu ma näen, et siin on ju absoluutselt klaarid on esimesed 2 punkti ja need on meil olnud absoluutselt klaarid 50 aastat. Üks on iseseisvuse küsimus, absoluutselt igasugused tingimusteta iseseisvus ja okupatsioon. Need on need esimesed 2. Aga mida sooviksid Rootsi Eesti organisatsioonid veel sellesse dokumenti panna? Minu arust, et see peaks olema mõeldavasti see kontseptsioon siiski, mida ma näiteks välja pakkusin enne väliseestlaste võrdõiguslikkusest, ühesõnaga väliseestlaste praktiliselt inimõigustest või õigustest eestlastena. Aga üritame siin nüüd synteesida üks dokument, millele organisatsioonide esindajad saaksid kinnitada oma allkirja enne, kui nad ära lähevad. Kas on veel ettepanekuid selle resolutsiooni suhtes, resolutsiooni punktil? Üks? Jah? See on õige. Mul on üks konkreetsem küsimus. Kas need Eesti organisatsioonide esindajad siin Rootsis peavad? Kas te leiate, et oleks hää või halb või ükstad puha, kui Eesti Kongress pöörduks ka Rootsi valitsuse poole, kavas on ju pöörduda eri valitsuse poole, aga kui pöörduks ka Rootsi valitsuse poole, paludes, et Rootsi tunnustaks rahvusliku enesemääramisõiguse põhimõtted ka oma naabermaades. Argumentatsiooni pole mul võib-olla vaja edasi viia. Minu võrst oleks üsna sümpaatne. Soome ja pöördumine Soome ja Rootsi valitsuste poole. Argumentatsioon on võrdselt kristallselge poole. Ja Uue Meremaa. Jätame need rahvus. Ja Volli Kiviaeg. Kui juhtudel saab see poliitikas on alati ideoloogiline külg ja praktiline külg ja nüüd on just jõutud selle praktilise külle juurde. Enne kui ma paar sõna ütleksin just Küngi poolt tõstatud küsimuses, siis ma küsiks ühe teisest asjas veel. Kui üks delegatsioon läheb täiesti teisest maailmast, küll ühte ja sama parlamendis, kuid nii põgusab ühise programmilise alusel, kui see, mis kirjalikult pääseb, siis peab oma organisatsioon olema enne läbinenud. Kas teil on ka delegatsiooni esimees olemas, kas teil on piitsamehed olemas, sest kõik need asjad peab tehtud olema, sest koridoripoliitikat tehakse ju nii sellise kiirusega, et kui kusagil midagi äkki on uudist lahti, et see kiiresti ka jälle uuesti selle delegatsiooni kätte jõuab, et selle delegatsioonil on oma 35 häälega midagi võimalik teha. See on üks praktiline. Mis puutub siis jällegi ideoloogiast praktikasse minna, ma usun, et väliseesti organisatsioonidel, ja see oli ka mispärast ma organisatsioonide küsimuse enne või pärast tõmmal, kui me kokku saime,
üles tõstsin. Väliseesti organisatsioonidele jääb sillapäeva ülesanne. Väliseesti organisatsioonidele jääb esimeses järjekorras lobi ülesanne, mis pikapeale võib kujuneda puht diplomaatilisteks esindusteks kuni tunnustuse silmapilguga. Eesti Kongressil peaks olema praegu konkreetne ülesanne moodustada välistoimkond, kuhu kuuluvad sisse kõikide meie asukohamaade inimesed. Et need inimesed saavad konkreetse ülesande Eesti Kongressil esindada Eesti rahvast nendel maal. See oleks nõnda ütelda esimene tunnustuse suunas astutud samm Eesti selle parlamendi. Selle kohta ma võisin peakomitee liikmena vastata, et see küsimus oli arutusel detsembri alul juba Tallinnas ja see välisdelegatsiooni küsimusele on mõeldud ja väga konkreetselt ka. Ta on paralleel 1917-18 käega katsunud. Samas asjas ma tahaks veel küsida. Mardu Rumessel väljendas Torontos kordanud niimoodi, et peale kongressi töö läheb edasi peakomiteega ja töökomisjonidega. Minu arvamus on see, et kui peakomitees väliseestlasi ehk ei ole otstarbekas valida, siis töökomisjonidesse peaks olema iga eriala töökomisjonis neid julgelt pealehakkajaid ja aitajaid. Aga kas on teada, millised töökomisjonid on loomisel? Ma ei tea konkreetselt. Neid eksisteerib ju praegu 10 ümber. Need on küll Eesti kompleksi ettevalmistanud komisjonidega, ma kujutan ette, et osad nad jäävad edasi eksisteerima. Seal on, mis on suhted muulastega Eestis. Taevas, ma olen liiga väsinud, et nad kõik mulle ruttu meenuksid. Aga loomulikult see väliskomisjon, Rumesseniga teave see toimkond. Moskvaga läbirääkimisi pidava komisjon. Ja teisi materjali olemas. Sven, jah. See deklaratsiooni tähendab koostamine. Kas mõni veel? Ja mina käiksin välja, tähendab, praegu on ju väga palav küsimus. Rootsis on see sõjaväe kohustuslaste väljaandmine. Et Rootsi, Eesti organisatsioonid Rootsis anna moraalset tugi, eks ju, nendele noormeestele, kes siin praegu hirmu pärast, kes sõjaväes ei soovi teenida. See on küll, ütleme niimoodi, et see oleks taotlus võib-olla Eesti Kongressil. Ja sellisel viisil tuleks seda kuidagi formuleerida selles küsimuses. Tagaajal oleks ühte kaaslast veel, et me saaks kirjutama. Kas Jüri Toomepuu saaks käia välja, ma rumalas peast jätsin sinu resolutsiooni teksti koju, aga sinu resolutsiooni tekstis oli mitu head ideed, tähendab. Mul ei ole ka siin kaaslas, sinu juures on. On sul need peas, on need punktid sul peas? Ma ei mäleta, aga mõned võib-olla jäävad nii. Räägi veel veidikene, ma vaatan, kui valjusti su häält nüüd kuulda on. Kas need on kuulda? Jah, on kuulda küll. Me oleme siin, palju meid on, 50 käsi. Siin on terve mitme maa saadiku kontingendid ja siis ka, ma ütleksin, oma 15 või 20 Rootsi-Eesti organisatsioonide esindajad. Ma ei hakka neid nimepidi siin loetlema, aga meil on väga hea meel, et sa ühendust võtsid. Kas sa saaksid meile pisut rääkida praegusest situatsioonist Eestis ja oma soovidest või peakomitee soovidest? No ma usun, et te valmistate dessandiks seal homseks. Ja milline on teie relvastus? No ma ütleksin, et meil on tahtejõudu paras jagu, see juba ilmnes siin nii tunni aja jooksul. No meie saime andmed nüüd täna ilmselt teie kaudu, tähendab Rahumaa kaudu, kes oli teatanud, et tema Moskva puudanud praagi ja ei kavatse kedagi sisse lasta isegi viisaga. Kuidas teil on viimased andmed?
Viimased andmed on sellised, et ega see olukord on muutumatu läänerindel, ainult et üks ebameeldiv üllatus tuli meile juurde selle poolest, et me ei teadnud Nõukogude konsulaar- ja saatkonna nende asutuste suletud oleku kohta varem. Nähtavasti on vist homme ja ülehomme mingisugune Nõukogude pidupäev, kuigi härra Raamat seal Helsingis olla valmis meie jaoks töötama ka nii eksprompt. No aga enamusel on ju viisad olemas, eks ole? Enamusel on, üksikutel puudub. Nii et teie tava on tulla ikka homme lennukiga suurem osa? Mulle tundub, et üldine hoiak on, et me tuleme Tallinna tollini välja ja püüame sellest üle hüpata ka. Ja täiesti kindlasti. Ja meie oleme informeerinud televisiooni ja raadiot ja kõiki, keda võimalik. Ja tuleme kogu suure seltskonnaga vastu. See on väga ilus. Oskad sa veidi rohkem rääkida muidu praegusest hetkeseisust Eestis tunne? Kuidas ma noh? Üldisest hetkeseisust praegu, milline on õhkkond ja kas on mingisuguseid uusi arenguid ka? Hetkeseis on minu mõnest väga hea, arvestades tingimusi, tähendab sisuline hetkeseis. Ja kongressi läbiviimise kohta on meil praegu üldiselt head väljavaated. Tähendab eri jõudude vahelised kokkulepped suuremate jõudude vahel. Ja paistab, et kõik võiks hästi minna. Meil on nüüd päevakord valmis ja selles mõttes näib, et kõigest hoolimata, siis asi liigub kenasti. Nüüd välised ähvardused on, mulle tundub, et see on praegu närvide sõda lihtsalt üsna tavaline, et inimesi heidutada. Ja see sissevordmine, mis tehti, sellest olete kuulnud. See on tehtud väga professionaalsel tasemel. Miilitsa näitas seda, et nad on ilmselt nende tegijatega ühel nõul, sellepärast, et uurimine püüab neid kahte poissi süüdistada. Õieti või viia nagu nende peale asjad ja sisuliste momentidega selle tegelda just. Pealegi tuli välja üks huvitav asi, et uurimist juhtiv miilitsa ohvitser Pääsuke on juba tegelenud ühe poisi onu mõrva uurimisega. See mõrvati salapärastel asjaoludel, teda ei tahetud üles leida mitu kuud ja kui siis perekond uuris, siis Pääsukese vahendusel, nagu ma aru sain, siis tehti selgeks, et kui nad jätkavad, siis juhtub nendega seesama. Nii et selle poisi ema väga kohutas selle sama miilitsaohvitseri ilmumine uurimispaigale eile. Mis teevad Jarovoi ja Kogan? Et me siit küsitakse, mida teevad Jarovoi ja Kogan ja kuidas üldse nagu Vene elanikkonna praegune hoiak tundub olevat. On nad kartlikud või vihased või ükskõiksed või kuidas seda iseloomustada? Vene elanikkonna hulgas toimub selge jagunemine. Ma arvan, et kongressi valimised aitasid väga palju kaasa, sest just viimastel valimispäevadel oli just venelaste tung ennast registreerida väga suur. Ja nüüd on 14. märtsiks ette nähtud venelaste meeleavaldus Vabaduse väljakul, et protestida Eesti kongressi otsuste vastu. Ja on ähvardatud kaasa tuua sinna ka sõjaväelasi. Aga mulle tundub, et see on pigem nende nõrkusavaldus, kui nad püüavad sõjaväelasi kasutada. Ma ei tea, kas nad lubasid mundrist tuua või mitte. Aga see on minu meelest selge ikka närvilisuse tundemärk, sest muidu arengud venelaste hulgas on olnud väga positiivsed. Kas massimeedium kannab üle? Siin tuli konkreetne küsimus, et kas massteabevahendid kannavad ka üle Eesti kongressi sündmusi? Jaa, selles suhtes on kokkuleppe saavutatud. Raadio annab otseülekannet kogu aeg ja televisioon annab otseülekande algusest ja siis veel 3 korda päeva jooksul, esimese päeva jooksul. Nii et see on meie meelest täiesti küllaldane. Ja siis muidugi on praegu väga suur tung kogu Eesti ajakirjanduse poolt, et kongressile pääseda, meil ei ole küllalt ruumi selleks. Ja ka Moskvast tuleb üsna palju korrespondente. Nii et selles mõttes see ajakirjanduse tähelepanu on täiesti rahuldav isegi rohkem. Kuidas käitub Toompea? Toompeaga me ei ole täna ühendust saanud. Me tahtsime just viia selle asja Toome ja Rüütini, kui nüüd selgus, et uued
takistused on, sest Moskva välisministeeriumist tuli Kuldsepale tegelikult soov, et antaks täiendavad andmed nende keelatute kohta, kaasa arvatud sina ja siis Juhan Talve ja Taagepera. Ja paistis, et tähendab Kuldsepp tegigi seda ja põhjendas siis, miks need isikud on ikka vajalikud Eestis. Aga nüüd tuli siis see teistsugune teade, et on kõrgemal pool otsustatud mitte lasta. Aga muidugi see ei ole ka lõplik. Nii et ega me tegelikult midagi veel ju täiesti ei tea sellest olukorrast. Ja nüüd me siis püüdsime täna Toomet ja Rüütit kätte saada. Toome on ära, Tallinnast tuleb täna õhtul. Nii et me siis helistame talle koju ilmselt. Ja Rüütiga seni pole õnnestunud ühendust saada, aga paistab, et sealt midagi loota ei ole, sest me pöördusime Rüüti poole kirjaga, et astus Kordelaineniga kontakti ja püüaks teda mõjutada. Rüütel seda ei teinud ja tegelikult saatis asja täpselt tagasi samale orbiidile, kus ta algas, nimelt ENSV välisministeeriumi. Aga nemad just palusid, et meie pöörduksime Rüüti poole, kuna nemad ei saa midagi rohkemat teha. Tunne üks konkreetne küsimus. Selle lennukiga homme tuleb ka siis arvatavasti 99% Rootsi konservatiivide partei juht Carl Bildt ja me ootame teda ja tema kohta, tema saabumisest informatsioon on ka laiali saadetud Eesti avalikkusele. Samuti tuleb ka siis Rootsi liberaalide abiesinaine Birgit Friggebo. Üks konkreetne küsimus nendelt oli, ütleme, et nende parteikaaslased Peeter Luksepp ja mina ja teised, kui meid ei lasta sisse, kas on siis parem, et nemad sõidavad meiega koos lennukilt tagasi demonstratsioonina Läänemaailma poole mõelda või on parem, et nad siiski tulevad Eesti kongressi teitama? Mida sa konkreetselt seal leiad? On siiski parem, kui nad tuleksid. Tulevad ja protestivad seal Eesti kongressi, et teised ei saa tulla ja see on õige. Ma arvan küll, see oleks ikkagi võit, kui saab sellest blokaadist läbi murda. Mariann Rikken on siin. Mida Moskva tahab on ikkagi see, et nad ei tuleks ja jätada kuidagi kongressi autoriteeti. Kas te teate juba, et on välismaa ajakirjanduses ilmunud üht kui teist Eesti kongressi kohta? Economistis väga hea artikkel ja Time Magazine oli lihtsalt vapustavalt vahvalt. Ei tea, seda ma ei tea. No igatahes me toome neid kaasa ja proovime faxida ka. Ja kas te äkki te saate igaks juhuks faxiga saata homme hommikul või täna õhtul veel? Seda ma panin nend juba südamel, et nad teeks seda, ma loodan, et nad teevad. Ja nüüd on ka see küsimus, eks ole, minu meelest on siiski väga tähtis või meie leiame, et oleks väga tähtis, et igal juhul tuleksid, eks ole, siia nii kaugele kui võimalik. Ma arvan, me saame isegi filmida seda seal piirivalve tsooni, see on Tallinna lennujaamast nähtav. Ja kui te lasta, siis on igal juhul skandaal väga suur. Ja siis igal juhul peaks kogunema siis Helsingis ja jälgima kongressi. Helsingist oleks seda kõige parem teha tegelikult. Sest sealt saaks teile ülekannet. Ja sellisel juhul ma usun, et peale kongressi lõppu siis kongressi esindajad tulevad Tallinnast kohtuma Helsingisse. Seda me saaksime korraldada. See oleks väga suurepärane, ma arvan. Ma arvan, et kõik siin toas on nõus tulema. Ma tahaks kuulda, kes kardab minna või kes ei tuleks kaasa. On kindlasti vaikus, aga kes tahab tulla? Kõik! No nii, see oli juba niisugune hirmu äratav jõuavaldus. Aga meil on hoopis proosalisemad mured. Ega sa ei tea juhuslikult, kui me peaksime Tallinnasse pääsema, kas on Virus või Olümpias või mõlemal pool ööbimine? Mõlemal pool on. On niimoodi, et suuremale osale on Olümpias ja väiksemale Virus. Ja siis on veel võimalusi, aga põhiliselt see on korraldatud ja see toimub meie kulul. Tänan. Tunne, mul on selline küsimus ka, meil on homme pressikonverents. Hommikul tahad sa midagi seal esile tuua, kas seal on, ütleme, sinu praegusest perspektiivist miskit, mis vajaks eriti toonitamist? Ma usun, et kõik on toonitatud. Te teate sama hästi
meie neid asju, neid põhimõtteid. Jaa. Laevale tulevad ka vastu või? Kas laevale tulevad ka vastu? Jaa, kindlasti. Igale poole tullakse. No see on reedel. Väga organiseeritult, teil on bussid vastas ja kõik mis vaja. Ma loodan, et ka lilled. Ja orkester ja nii edasi. Ja orkester, kui me ei tea, kas me koori saame, aga orkester vähemalt mängib nii, et te kindlasti kuulete. On ka huvi, et kes lõpuks sai sisse valitud, et kas me kunagi näeme seda nimekirja, kas faksiga? See nimekiri pidi juba täna ilmuma päevalehes, aga ta millegipärast ei jõudnud. Sellepärast, et meil ka need arvutite varastamise tõttu oli probleeme, kuidas teda välja saada. Aga ta peaks homses päevalehes kindlasti tulema. Ja parteide jagunemist te teate. Ja sellest on pilt olemas. Teile saadetud, aga muidugi see on väga formaalne, sest need rühmitused on ise väga ebamäärased. Nagu sõltumatud või rahvarinde rühmitus, seal on väga erinevad inimesi. Aga meil täna oli peaaegu 3 tundi rahvarinde juhtkonnaga läbirääkimised ja siin me saavutasime väga head üksteise mõistmise nende põhidokumentide osas. Need parandused, mis tehti, olid üldiselt asjalikud ja vastuvõetavad ja aitasid kaasa. Nii et praegu paistab, et siin on mul üsna üksmeelel selle kongressi põhisuuna ja põhidokumentide suhtes. Nüüd on ainult küsimus see, et kuidas teil on praegu infovahendus, kui teie olete ära tulnud Ameerikast või tulete Rootsist, kas siis saab siit poolt sõnumeid saata ja kellele? Kuidas see töötab ja see EasyLink su Jüri Londoniga? No nii palju, et USA-s võib Jaak Treimanile saata ja ma arvan Kanadas siiski seal on keegi EKN büroos, eks ole? Ja EasyLinki saab kasutada ka siit poolt, et see on iseenesest väga lihtne protseduur. Et see on korraldatud. Ja seda saab ka Helsingis teha, jah? Saab küll ja ma võtan igatahes oma arvuti Helsingisse kaasa. Ja teiseks on muidugi meil see probleem, et kui teil on võimalik näiteks arvuteid kaasa tuua, kas või ühe, siis oleks see meile väga praktiline abi, sest me oleme praegu lagedaks tehtud nendest. Täitsa lagedalt või? Niisugused kattavaid. Ja, et sellest on ka juttu olnud, et ehk saaks hankida kiiresti veel arvuti või paar tükki juurde. Siin ütleb Andres Kraas, kes tervitab, et laupäeval ja pühapäeval on siin Stockholmis Rootsi eestlaste esinduses fax, eks ju, sisse lülitatud ja inimene, kes tähendab tema ise, kes passib. Väga hea. Nii et sinna saab ka saata, jah? Jah. Küsimus veel. Meie fax on veel. Ja Juhan Kokla Päevalehe juurest pakub välja ka nende faxi aparaati. Selge. Küsimus, mis on kongressi praegune suhe Rüütli ja Toomega? Hain Revas tahab teada, milline on kongressi praegune suhe, praegune vahekord Rüütli ja Toomega. Nad on mõlemad kutsutud kongressile ja ma usun, et võib-olla tulevadki. Igatahes suhteliselt Toome suhtumine on olnud isegi positiivsem. Näiteks selle kõige raskema dokumenti tegevusprogrammi suhtes ei olnud tal peaaegu midagi vastu ütelda. Muidugi seda ei saa nii ühemõtteliselt võtta. Aga see oleneb kindlasti ka praegusest olukorrast. Aga tema ei leidnud seal mitte midagi, millele vastu vaielda põhimõtteliselt. Et nad ei ole sisse valitud. Kas see on see dokument ülemnõukogu valimistest? Teil on huvi rääkida Trivivi Vedistega ka, ta on siin. Aga ma olen Trivivi üle. Tee seda, aitäh. Tänan tunne, kõike paremat. Me hoime pööle. Ma olen ka telefoni juures, saab teil midagi küsida või rääkida. Hea, me laseme siin küsimuste veel käia. Siin on Jüri Toome, kas ma võiksin küsida, mida te arvate, et meie välissaadikud saaksime kõige rohkem teha, et välissuhteid arendada ja aidata kongressile kaasa? Kõige parem, kui te kohale saate tulduda. Peale selle? Peale sellest
peate muidugi maksimaalselt informatsiooni Eesti läheks võimalikult mitmesse kohta võimalikult tugevalt. Meil oleks vaja teie abi, et kui tekib suuri raskusi viisadega, ütleme, et kui pooled inimesed pääsevad Eestisse ja pooled mitte, me tuleme mitmes satsis, eks ju, siis oleks vaja siiapoole teatada nendest inimestest, kes said kanda kinnitava Eesti pinnale ja kes mitte. Teil on nüüd nii palju aega, te võiksite tulla näiteks Kreeka lennukitega, et te saate kõik sisse. Kas te jõuate Snarteri juurde korraldada? Või siis läbi Mongoolia, Ulan-Batorist. Sain nagu stokki kaudu kergelt. Seda aega lendab läbi üle terve maakera ära. Kas on küsimusi triivialistada? Tervitab. Ja öeldakse, et siin tuleb tervitada esiteks triivi, mitmed poolt, kõik hüüvad koorid. Aitäh! Igatahes ma saan suure põnevusega võtta meeldi, mis juhtub Karl Pildiga, homme teega peaks samas lennukis olema Karl Pilt. Samuti on seal siis Taani, Austria ja Briti konservatiivide juhid. Esindajad. Olete sellest teadlik või? Jaa. Jaa. Ja nendel on päris tihe programm, nad tahavad mitmesuguste inimesega kokku saada ja ma tahaks näha, kas see programm nüüd õnnestub siis. Ja Peeter Luksepp siin. See programm on igast riigi korras, ka pildiga ka. Ja muuseas, kui näiteks neil on ju programmis kokkusaamine Toomega, kui siin viisadega häda tuleb, siis on ju see, seda võiks kuidagi moodi mõtelda, mis selle kokkusaamisega teha, kas ära jätta või sinna mingit protesti viia või midagi muud teha. Seda tuleb siis arutatakse, selgub homme. Kui need sisse lastakse. Selgub homme, jah. Muuseas, Austrias öeldi viisa ära, aga ma ei tea, kuidas see lõplikult läks. Taanis on igatahes viisa antud. Inglismaal ma ei tea. Kas Luksepp tuleb teiega homme või Luksepp tuleb hiljem? Luksepp räägib. Laupäeval. Olengi telefonis, jah. Inglismaa meest Tsirk oma 2 volitusega otsustas, et ta ei taha enam lohedega võidelda ja jätab tulemata. 1 volituse andis ta Jaak Jüriadole. Tsirk ei tule, jah? Jah. Kas Tsirk ei saanud ka viisat või? Tal oli jah viisaprobleeme. Siin tuntakse huvi ka, et mis need töökomisjonid Eesti komitees osalevad? Seal on ikka niisugune klassikale jaotus õiguskomisjon, muidugi välistoimkond, nimetame toimkonnadeks võib-olla. Ja see arv ei ole veel lõplik, seda tähendab arutab Eesti komitee ise. See tuleb alles siis, kui Eesti komitee on valitud ja kokku tuleb. Triivi, sa tahaksid ehk teada, meil on siin paar andekat kirjameest ja naist praegu ka Rootsi-poolsete resolutsiooni koostamas või nagu pöördumist Eesti Kongressi poole, tervitus ja pöördumine. Kas nüüd on neist palju nagu tervitusena või tähendab hääletamisena? See on küll deklaratiivse iseloomuga, seal on põhimõttelisi asju sees, aga loomulikult saab ta ka olema veidikene nii, kuidas öelda, ilukõnede hillas ka võib-olla. Selleks on meil planeeritud aega, pärast on päris kenasti kohe nii, et tervituste jaoks on aega. Selle kohta me teeme kohe spetsiaalse nimekirja, tervitajate nimekirja. Jah. Andres küsis. Pane Maryland ja Kuberner tribünete. Minu meelest me ei ole siin seda arutanud, ma nimetanud, et oleks võib-olla hea, kui Eesti Kongress saaks pöörduda ka Rootsi valitsuse poole, paludes, et Rootsi valitsus, kui nad teevad seda vajalikuks, muudab oma hoiakut anneksiooni küsimuses näiteks. Ja teiseks, konkreetsem probleem praegu on Rootsis on see tagasisaatmine, sõjaväelaste tagasisaatmine. Mõttelge selle kallale räägime, kui me Tallinna tuleme. Ma ei saa päris hea mõtte. Need võiks olla 2 eri, et üks oleks see üldisem resolutsioon, et ka Rootsi ja Soome võiksid jälgida siis respekteerida rahvuslikku enesemääramise ka Baltikumit ja teine oleks siis sõjaväe kalkulit. Kas Rootsi konsul siin see Håkan Tamm tahtis kutset saada ja kutset? Muuseas, vabandust, Peeter Luksepp veel. Håkan Tammi peaks talle midagi moodi teatama, et tuleb lennuväljale, kui siin tuleb Rootsi ja riigipuda. Ma oletan, et ta teab seda. Ja ma oletan ka, aga ma õiendan siitpoolt, et seda teatatakse. Võib ju seda nimetada, aga ma siitpoolt muidugi teatan. Väga hea. Ka, et aidata Rootsis delegaatist sisse saada. Andres, mul on küsimus sulle, kuidas su tervis on? Kuule, elasime üle.
5 sentimeetriga tulime toime. Meido Karil on konkreetne küsimus, kas Varssalu Messen valiti kongressi sisse? Sai ta kongressi saadikuks delegaadist? No loomulikult, jah. Mart Laar. Ja Mart Laar, kuidas Mardiga on? Loomulikult. Kes veel? Arvo Valtan. Lagle ka, eks ju, ma olen kindel, et Lagle sai. On veel küsimusi? Kes ei saanud? Kes ei saanud, võetakse peale? Selatus oli Harald Tillemann. Tillemann ei saanud. Räägime. Siin Toomas Vaga. Ma küsin, et kas ametikendi ka on delegaatid valitud? Muidugi näiteks Illar Allaste. Illar Allaste näiteks. Allaste, jah. Kas teisi veel? On ikka, õige mitmeid. Väga hea. Suur tänu. No, ma ei tea, siin jäi rahvas vaid, ma arvan, et nad tahavad tööd teha. Ma seda ma ei seganud rohkem, igatahes me jääme pikisilmi ootama, homme tuleb seda põnev päev. Jaa, sa mõned selle grupi saabumise mõttes? Ma usun küll, jah. No me oleme ka Eleril. Jaa, me oleme väga Eleril. Ma arvan, kuuleks see tunneli, vist tunnel saate 2 sõna ütelda lõpetuseks. Ma soovin teile igatahes head leidu, head pärasjõudmist. Eritud otse esinemine Eesti Raadios. Palus ka seda arvetada. Ja kui te ei saa, siis saab seda vast korraldada Helsingist. Ja tänane seis oli see, eilese välisministeeriumis, et nad olid peaaegu kõik laiali jooksnud, kuna nad ilmselt tunnetasid oma võimetust. Veel on kuhugile mõtted sõitis Saaremaale. Aga me mõtlesime, et kui saame treeni kätte puhkused, siis Soome tahame lennuväljale vastu. Et ta võiks imetleda kas oma võimetust või kuna ta ka registreeris ennast Eesti Vabariigi kodanikuks ja võttis osa valimistest. Aga üldiselt ma sooviks head puhkust täna õhtul ja head meeleolu, sellepärast